Spordikeskusest. Algamas on neljanda vooru viimane mäng, kus kohtuvad Tallinna Bunkerpartner ja Rummu Dünamo. Online tabelis hetkel on Tallinna Bunkerpartner on liider ja tõenäoliselt peale mängu liidriks jääb. Paralleelselt käib ka muidugi mäng Tartus, kus Tartu mängib Narvaga ja hetkel on seis seal 2-0, aga isegi kui Tartu Ravens võidab, Tiste tuleb Nukovile ja Tiste ja Silver Lill on tubli väravaht. Tirjus, aga natukene ja nüüd teine kord ja Deniss Nukov ei eksi. 2 korda järjest sama kombinatsioon Bunkerpartnerilt ja Deniss Nukov lööb seisuks 1-0, 2 ja 20 noor mängija ja Ivanjuško võtab palli Artur Bõstrovilt ja nurgalöök, kolmas nurgalöök. Ja endiselt väljakul on see esi, ka mängib Teodorovitšiga, nagu ma mainisin. Hea dribling on sellel mängijal ja hea löök ka ja 5 nurgalöök, 5 Rummule. Siin on tribüünil ovatsioonidega. Väga tubli ja nüüd on 2-1 vastu Bunker ja Ivanjuško Vadim Sasson lõi või rikošett või tahtis kui ei mängi piisavalt agressiivselt ja Rummul õnnestuvad söödud ja kombinatsioonid ja löögid. Trevorilt numbriks 17 väravat mängukoht on päris hea ja nüüd Sujol ja nüüd Silver Lill päästab uuesti. Kross tagasi Marek Nall, no mängitakse üle natukene ja nüüd Milov ja Stanislav ennast salgavalt üritas takistada. Oli küll vasaku jalaga hetk lüüa, seina sööda, ei pall ja läks üle joone. Oli võimalus peale lüüa seal 6 meetrit, et varba otsaga. Ja Mark Ivanov lööb teise värava, 2-15 mängida ehk siis 18 minut. Mark Ivanov teeb seisuks 2-0. Värav oli õhus muidugi, lasid ja jällegi mängib lahti Rummu Dünamo ja siin viga ei ole. Nurgalöök numbriga Phoenixile 2-11. Nii et Phoenixil on suureskooriline võit, aga nüüd kordub esimese poole standardolukord. Mark Ivanov tõstis Deniss Nukovile, küll ei löönud Deniss alguses, aga ikkagi pall läks väravasse, Rummu Dünamo väravasse, seega siis teise poole lõid puhtaks paar korda. Aga vaatame lõpuni selle rünnaku ja Vladimir Ivanjuško lööb ühe värava tagasi ja nii vormiliselt meil see teine poolaeg algas. Ehk siis 20... Nii, rahulik esimene poolaeg. Nüüd Arseni Khmelov sööd Beharile ja mis toimub? Ivan Behar lõi teise värava ja seis on 3-2 ja seda huvitavam mäng muutub. Nii, järjest siin 23. minut Rubelile ja vaatame ja hea löök ja veel üks löök ja nüüd hästi kaitses Trevor Elchi tegutseb. Ja kasti kaitsmine on hea. No Trevor lööb ja Artur Bõstrov ikkagi saadab 4. palli Rummu Dünamo võrku ja muutub seis 4-2. Eks kaheväravaline edu nüüd Bunkeril, natukene võib-olla rahulikum ja 9:44
Kušinets Elki vastu, Trevor Elki lööb 5. värava, lööb seisuks 5-2. Danila Kušinets ei saanud hakkama Trevor Elkiga antud olukorras, kui Pavel Rubel siin eelnevas episoodis sai hakkama Sosonnega. Ei läinud väravasse ja õnnitleme Bunkerit 3 võidupunkti puhul. Jätkavad nad, nagu ma juba ütlesin, tabeli